No nii, täna on vabariigi aastapäev ja mis meil ikka muud paremat teha on, kui panna Rannamaja tegelasi siis tier listidesse. Minu kõrval istub siis minu hea sõber Robin. Tegelikult tutvusta ise ennast. Ma olen Robin. See on kõik. Ühesõnaga, me Robiniga siis hakkame vaatama siis Rannamaja tegelasi ja panema neid siis tier listidesse. Ja miks me seda teeme, on selle pärast, et Your Boy AZ siis sai sellise eksklusiivse loa, et ma saan hakata tegema Raju Reede episoode. Nii et ma ei tea, millal ma küll seda tegema hakkan, ma olen kunagi järgmist nädalast, aga see momenti, mida reaalselt kõik te olete väsitanud mind, ma ütleksin juba mingi pool aastat. No sellest ajast, kus Rannamaja nagu otsa sai, see lõpuks läheb täide. Nii et esimesel kanalil siis ma arvan kunagi järka nädal, me saame sellega pihta hakata. Ja need, kes hääletasid meie poolt Eesti Laulul, aitäh teile kõikidele, 2 lugu siis finaalis. Näeme teiega 6. märtsil. Aga meie hea sõber siis Mart pani kunagi kokku sellise tier listi, kus on siis kõik meie Rannamaja tegelased. Sina tead võib-olla ühte paremini kui teist. See list on juba nagu väga põnev. Väga põnev. Aga ühesõnaga, me peame need siis inimesed panema nii-öelda siis siia, ma ei oskas seletada, aga listidesse. Ja siis Mart on siin pannud meil siin, et Ikoon, temaga mängiks Among Us'i küll, Andrei koos teeks Reacti koos temaga, Riisvari Rees, teeb OnlyFansi, Jaiks, ei kannata uudis. Aga ma arvan, et tegelikult nagu see on veits aegunud natukene. Among Us on veits aegunud. Nii et me peame midagi paremat välja mõtlema. Sorry, Mart. Kuigi samas, Among Us'i ma ühe venna vastu üldse mängida ei tahaks näiteks. Ja ma arvan, et seda keda ma mõtlen. Marti või? Ei. Toomast. Toomas. See vend hakkas niimoodi valetama. Ta niimoodi valetaks siis. Ma paneks quit'i lihtsalt mängust. Kustutame selle ära, seda ei ole vaja. Ma arvan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, see on okei. Paneme selle, et Andrei teeks React. No aga ma ei tea, aga see on ikka meh või? See on teinud juba. See on juba seppene, kõik on teinud. Paneme lihtsalt nagu kannatab. Ei kannata, siis kannatab. Veits kannatab võib-olla. See ei kannata võib-olla kedagi. Veits kannatab. Riisvari Riis. Tead, selle muudame ka ära. Teeb OnlyFansi kui raha vaja. Ma arvan, et see on lihtsalt see pardak, et kõik on juba OnlyFansi teinud. Enamast olen raha vaja. Aga ma tahaks seda OnlyFansi ikka jätta siia. Äkki vaata, siin on 3 tükki on juba teinud. Tegelikult see on hea. Jah, no OnlyFans on, nad on alati hea. Kas me need muudame ära ka või? No Hoodis. Ma paneks sus ka. Aga mille asemel? Hoodis. See on sus. See vend on sus. See vend on väga sus. Nii, aga no ma ei tea, hakkame pihta siis. Tegelikult enne on see, et kui suur Rannamaja huviline sa ise oled, Robin? No ütleme nii, et ma eraldi sükest episoodi ei ole vaadanud, küll aga ma olen sinu videotest ei hakanud vaatama. Pigem like, no. Pigem like. Pigem like, no see on content. Pluss on tegelikult see, et nüüd me teame päris palju inimesi ka. Meie seltskonnas päris palju läbi käinud on ju mingid inimesed. No täpselt, jah. Sinul on mõned inimesed slaidinud ka kenasti, aga sellest me äkki räägime. Selleni me võib-olla jõuame täna. Okei, aga hakkame pihta siis. Ma oskan punastama selle peale. Tegelikult mul hakkab kahju, kui ma exposiksin. Aga ärme seda võib-olla, jah. No okei, võib-olla räägime. Võib-olla kommentaarides äkki keegi arvab selle, kellele võib-olla nagu kaasmaalasi, kellel on ta samamoodi slaidinud, et äkki kommentaarides. Ja, no vaatame. Okei, ühesõnaga, alustame ma arvan esimese hooajaga. Võtame need esimesed hooajalised ette. Ja esimene mees, kes meil on siin, suur papa Kristo. Väga huvitav tegelane minu jaoks. See oli väga huvitav tegelane. Ta oli ikka korraldas seal draamasid küll, ma mäletan. Armu saadas ühe päevaga ära. Ja. Siis teine päev musutasid. Ei, tal oli see, et ta esimene päev oli Kerliga, siis tuli Aada, siis oli Aadaga ja päev polnud isegi läbi saanud. Siis ta oli uuesti Kerliga tagasi. Ja see oli kõik 24 tunni jooksul, nii et ta on nagu legend selles suhtes. Aga ma tegelikult kas ta tuli sinna, nagu ta tegelikult ju peale seda sai hästi palju tööd, erinevaid asju, et ta tuli võib-olla tööd otsima, sinna ma nagu väga sus sellise. See oli väga sus. Väga sus, kurat, ma ei teagi. No Ikoon, ma ei ütleks, et ta on. Pigem mitte. Ikoon ei ole, sorry, suur Kristo. Ta on täpselt süke, et nagu... Ta OnlyFansi pole teinud veel. Ei ole. Ma arvan, mina ütleks tema kohta, et Riisvari Riis, noh. Süke lihtsalt nagu on, aga nagu süke praegu on rahulik, ei ole midagi tuulda tast olnud. Aseta ära, jah. Süke rahulik, noh. Riisvari Riis läheb Kristona. Aga siin saab mitu tükki panna ühte sellesse siis, nagu ma aru saan. Jaa. Okei. See on aus. Järgmine, meie kõigi legend, Seidi Voogre, ja ma arvan, tegelikult siin oli küsimustki. Kus Seidi läheb. Sa tahad ise seda teha?
No ma tõstan ta ära. ma usaldan sind piisavalt. Oota, igaks juhuks. Ma tahaks panna ta siia. Jaa, no siin lihtsalt, sorry inimesed, siin lihtsalt ei ole muude varianti. Nii, liigume edasi. Aada. No kurat, Aada. Vot, Aada on inimene, kellega mul ei ole õnnestunud veel kohtuda. No. See enam-vähem sellest pundist, et mõnedega olen kohtunud, aga ütleme, Aadaga ei ole õnnestunud kohtuda. Sina töötada rohkem. No tegelikult Aada on ka see. Aada on vaata see, et minu arust on see, et kui sa mingi sükses rannamaas ära käid ja kui sa pärast esimest hooaega ikkagi suudad ennast nagu kuidagi nagu pilti jätta, vaata. Mida ta on väga hästi teinud. Mida ta on väga hästi teinud. Kogu aeg loeme uudisitest ja nagu kogu aeg temast kirjutatakse. Aga kui raha on vaja, siis äkki teeb OnlyFansi ka ei tee. Ma ei tea. Ma ei tea, Aada teed OnlyFansi või ei tee. Ma pigem ei tee. No. Pigem ei tee, no. Ma arvan, Martin lubaks tal teha, no. Ilmselt mitte, no. Aga okei, ma arvan ikkagi. Siin ei ole ka tegelikult küsimust. Ma arvan, et esimese hooaja legend kärib Raju Reedet ka veel. Ehk siis, siin ei ole enam, ma arvan, arutamismomenti. See läheb ikooni alla nagu. Nii, järgmine, kes meil on siin, on see väike Kristo. Kas tal oli niimoodi, et ta oli ju alguses peale siuke väga nunnu poiss, siuke ju armas? Poiss, ta on... Või mees või ma ei... ta on minust mingi 30 üle. Ei, tegelikult ma ei tea, ma korrasti tea. Siuke noormees, kes oli siuke väga tagasihoidlik, kõikidega hästi läbi. Ja lõpuks ta oli suss. Miks ta suss oli? Kas ta selle... Ta oli kuidagi alguses oli ühes leeris, siis oli teises leeris kuidagi. Mis leeridest sa räägid? Nagu seltskondadest. Siis lõpuks ta tahtis ise kabistada kedagi seal kuskil. Kas sa räägid nüüd Rannamaast või sa räägid päriselust? Ei, Rannamaast. Okei. Mul just oli, osa järgi ka vaadata, aga lõpus oli nagu suss. Ma olen teda ühe korra näinud. Seal, kui oli see Rannamaja siis teise hooaja see avapidu, mis iganes on ja seal ma tutvustasin ja ma ei tea, selle järgi ma ütleks, et suss on. Kas sind intervjueeris seal Helena või? Mind intervjueeris Helena, jah. Okay. See oli väga huvitav intervjuu muidugi. Millal piinlik oli? No ma arvan, Helena saab seda endast vastata. Kas see oli siis piinlik, kui ma läksin vetsu või? Hambaid pesema või? Kas see oli piinlik või? Miks on seksimine piinlik? Andrei Sevakin. Aga Helena on sind ka intervjueerinud, aga sinna me jõuame, jah. Aga ma ei tea, väike Kristo, ma ei ütleks, et ta ei kannata, ta ei ole jaiks. OnlyFansi ta ei tee. Riis ka ei ole, sest ta kadus täiesti kohe pildilt. Veits kannatab, ikoon ta kindlasti ei ole. Kindlasti ei ole, aga äkki veits kannatab siis, no. Veits kannatab. No veits kannatab, no kuule, tegelikult on ju vist tore noormees, äkki kannatab, no. Kui sa ütled, et ikkagi ei kannata või? Või oli suss, no? Ma ei tea, no. Sinul on rohkem kogemust, otsustud sina, no. Ma ei tea, ma olen see, mis mina olen teleripildis sina oled päris elus näinud, otsustud sina, no. No ma paneks suss lihtsalt. No pane suss ära, no. Ma olen mingid asju kuulnud ka ja lihtsalt see, mis mulje ta veits jättis seal algsel peol, siis oli ka veits suss. Mitte midagi halvaga, aga suss on, no. Pane ära. Sorry, väike Kristo. Liigume edasi. Kõigi lemmik värskelt kihlatud Merilin Nau. OnlyFans on olemas juba. Pidi ilgelt pappi ka teenima. 22 tonnina. Käsitlematu, no. See on käsitlematu, reaalselt. Aga OnlyFansi, kui raha vaja on, siis ta seda pigem ei tee enam. Jah, tõsi. Raha on. Ikoon ei ole. Aga karakter kui selline... Ta on karakter, aga ikoon ei ole. Ma tahaks olla aus tegelikult, no. Nii, okei, ole aus. Ole aus. Ei kannata. Robin, ma olen selles mõttes, ma ei ütle ainult teleripildi pealt, Räägi siis. Mitte teleripildi pealt, mille pildi pealt veel? No selles mõttes, et me oleme mitmeid kordi ka selles mõttes ka ühises seltskonnas olnud, et ei kannata. Ei kannata, jah. Üks ei kannata. Võib-olla lihtsalt ma saan valesti aru asjadest, aga ma pigem ei kannata. Ja, ma arvan, see oli viimane kord siis, kui sa Nauga ühes seltskonnas olid. Ma arvan, OnlyFans on välistatud, suss on välistatud, ikoon on välistatud, veits kannatab on välistatud, ehk siis jaiks või ei kannata. Jaiks on, ma ütleks jaiks sellepärast, et ta ilmselgelt ei teeni 22 tonni kuus. No, see on jaiks. See on reaalselt, aga nagu kui me nüüd eksime, no. Millega me eksime? Mõtle, kui ta reaalselt päriselt teenib 22 tonni kuus ja sa ütled siin, et Eesti rahvale, et ta ei teeni 22 tonni kuus, või ta on selle ühe korra teinud kasvanud, no siis tal on ju õigus. Ja seal ongi GG. No teeme niimoodi, et kui Merilin Nau näita mulle screenshoti,
kus ta on siis teinud revenue'd 22 tonni kuus, siis ma teen ise OnlyFansi. On ju, Merilin? Wow. This is a strong message. Aga kuule, aga nüüd mul on läbi see asi. Ma võin pisti tõusta. siin on GG enam. Silver Meier on ka meiega päris palju chillinud. Rohkem kui ühe korra. Tore tüüp. Väga tore tüüp. Rahulik vend. Ikoon. Pigem mitte, noh. Pigem mitte. Aga meie jaoks siin muud varianti ei ole, kui ainult see, et veits kannatab. Ma ütleks, et ta on kannatab. See on meil lihtsalt kategooria nimi on veits kannatab, aga me isegi kannatab. Silver, me kannatame. Tee Tele2-s palun parem pakkumine mulle. Miks ainult sulle, ma tahan ka. Nii, liigume edasi. Kas sa tead, kes see vend on? Ei tea või? Päriselt ei tea. Ma mõtlen natuke. Kes oli veel Rannamajas, kes korraks tuli? Suuremaks ei saa pilti, see on nii jube väike, noh. Kuidas ma saan seda suuremaks? Ei saa. Zoomi sisse siis, noh. Okei, ma zoomin sulle, ma zoomin. Nüüd niimoodi saabki. Davai, teeme niimoodi. Ei saa, tegelikult ei saa. Nii. Kas see on see Tiido või? No täpselt nii. See ei ole uus pilt. See on nendest aegadest, kus ta seikles Solarises ringi ja tegi tegusid koolides, noh. Ahah, see on sellest ajast. Aitäh sulle, Mart, pildivaliku eest muidugi. Aga Hendrik Tiido. Vot ma arvan, et kui see pilt on juba kohtumajast tehtud, ei ole. Siis see on sussna. See on ju kohtumajast on pilt see, kui tal see case oli. Nii, ma ei ole ta kohta niimoodi lugenud. Ma olen nagu, ma praegu vaatan, ta on absoluutselt teistsugune. Praegu ta on nagu, või noh, ta on selles, et ta on vana aja see vend, vaata, kellest ma kogu aeg räägin oma videotes ka, et see tüüp, kes on igas mingis seriaalis kohas, igas mingi saates, igal pool on see vend nagu reaalselt. Ma vaatasin just hiljuti uuesti Karvasid Kosilas ja ta oli seal ka lihtsalt see karvane kosilane. Nagu lihtsalt igal pool on see tüüp, aga ma arvan lihtsalt sellepärast, et see pilt on juba kohtu selles saalis tehtud. See on suss, noh. Ei, see on suss. See on nagu, ma pakks niimoodi, et ma tõstan ta siia sussi, ja siis ma teeks, kas ma saan, ma pakks esimeseks sussiks ta nagu. Aga vaata jällegi, ma ei tea, mikä tüüp ta on, ma ei tea, kas sa tead, on sul taga mingit kokku. Ta on isegi ta on minust 2 musa video sellel nii-öelda mingi ekstratena tulnud, vaata. Ja siis ma mäletan, et ma kunagi Ollikas mängisin plaate ka ja siis ta tuli minu juurde. Andrei, et kuule, et jumala äge oli seal Extra Basicus sellel videole, et kui miskit veel kunagi on, et anna teada, ma raudselt tulen, vaata. Aga see on cool, tüüp tahab tegelikult olla ja tahab teha, vaata. Tahab näidalda, muidu sureb, vaata. Nii, liigume edasi. Kas meil on veel siin, meil on veel jäänud siis legendaarne, kas Robin oskab nime öelda? Kerli või? Kerli, ma ei tea, mis ta perekonnanimi nüüd on, aga... Kas ta ju abielus vahepeal? Ta abielus, jah. Mis ta tegi vahepeal? Ta minust abielus. Abielus. Võib-olla kihlus. Ma ei tea. Vahet ei ole. Ühesõnaga Kerli ja ma ei mäleta ta perekonnanimi. Rehe äkki või? Ma ei tea. Ühesõnaga Kerli, meie legendaarne, kes tegi sinna Rajureedes tegi siis selle aknapesu, kes tõi meile tavalise mehe Mairaldi, väga palju mälestusi, Rannamajas tegi tegusid. Mitte vähe. Nagu päris agarel. Ta oli ikka see julge esimene naine, esimene tüdruk, kes siis... Päris Hanna ei olnud, noh. Päris Hanna ei olnud, jah. Meil oli isegi teise hooaja jõud, Hanna saab juba puid, vaata. Aga Kerli oli see ikka see esimene julge, kes siis kaamera ees tegi tegusid. Kabistas. Pehmelt öeldes ta kabistas. Nii et nagu mingil määral nagu võiks teda nagu ikooniks lugeda, sest et kui palju ikkagi tegelikult meil vende on Eestis, kes lähevad kaamera ette telesse tekki alla kabistama. Selles on sul õigus, aga nagu samas, nagu kui ta on esiteks ta on täiesti kadundene. Okei, ta on rahulik, ma arvan, ta on rahulik. Jah, võimalikene. Kihlus ja kogu muusika. See on aus, no, aga kas just ikoon on nagu, võiks isegi öelda, et mingi määl ikkagi kompliment võib-olla päeva lõpuks. Antud kontekstis. Et ma pigem ei oska seda öelda, kas just ikoon. Noh, tead, ma olen pigem nõus sinuga. Ei, lihtsalt kui me mõtleme nagu Rannamaja peale, jätame Rajureede välja praegu. Rannamaja, me räägime Rannamajast praegu. Nagu sa tead, mida ma tahaksin öelda? No, ütle, mis sa tahad öelda. Ma ei saa öelda, mida ma tahan öelda. Ei kannata või? Seda ka. Seda ka, mida sa veel tahad panna siis?
ma ei tea. No ütle, sa oled aus, siin peab ainult aus olema. Okei. No ma ei tea, jällegi, võib-olla inimesena väga tore inimene, ei oska öelda, no ma ei tea, vaata, ma ei ole kokku puutunud, aga see, mida sa näed ekraanilt, televaatajana, puutsüdamliku televaatajana. Nii. Et see on jaiks, noh. Jaiks. Ma arvan, see on aus, sest et jaiks on siiamaani veel tühimel siin. Aga kas jaiks on nagu selles mõttes nagu, on ta nagu solvang ikkagi, ei ole? Ta on nagu siuke, et nagu... Ma ei taha ju halvasti ka päris, nagu sa ka ei taha öelda halvasti, ei ütle midagi halvasti talle, aga nagu jaiks, no ma loodan, et see ei ole halvasti öeldud, aga jaiks, noh. Ma arvan, see on siuke keskmine vist. Keegi jätkab ütleb kommentaari. Iriis on tegelikult keskmine, Iriis on keskmine. Aga okei, ma olen nõus, jah. Ta oli siuke huvitav tegelane seal Rannamajas ja kui Raju Reede niimoodi välja arvestada, siis ma arvan, kogu see karakter oli jaiks. Teeme nii. Praegu ma arvan, ta on rahulik, praegu on chill. Ma arvan, ta ei mõtle enam Rannamaja Ma arvan sama. Aga pearatsed on jaiks. No nii, esimene vist vaatame üle veel. Jah, esimene hooaeg on meil tehtud. Vaatame siin teine hooaeg. Maru palju on neid vendi siin. Aga no egas midagi. Rannamaja hooaeg 2, legendaarne hooaeg, mida ka mina tegin. Sealt sündis ka väga palju legende. Egas muud midagi, kui lihtsalt alustame. Ja siin esimeseks on meil see mees nimega. Kas sa mäletate nime? Aap oli legendaarne siis Toomase sõber. Toomase sõber. See on bardak, et sa nagu, sa juba hakkad unustama need nagu Rannamaja tegelaste nimed. Mingisuguse meeldetuletusi tegema rahvale, et uuesti need nimed, need näod, teod. Reaalselt. See kõik oleks jällegi väga põnev vaata. See ongi bardak vaata selliste telesaadet või selliste TV nende asjadega, et korraks oled nagu pildis. Ja siis kiputakse unustama sinna. Pool aastat möödas sa juba, kes see mees on? Aga Aap, Toomase sõber, kellega nad siis teekslasid korraks, et ta on mähkar, noh. Ta on täis mähkar. Ehk siis see tähendab seda, et me juba ei kannatast ülespoole ei vaata. Vist. Jaa, muidugi. Muidugi. Ma võid ära asetada sinna Merilini kõrvale ja ongi korras. No. Ongi või? Ma arvan küll, no. Kannatab või on suss lihtsalt. Ei, no, pigem on suss, sest et Aapu me mäletame. Ta käis 2 korda on ju sel legendaarsel peal, kus Seppen ära saadeti ja teine kord oli see, kui nad siis Toomasega olid, et me oleme biseksuaalid, et ma valisin Aapu või Aap, kuidas ma ei tea, kes sa ütled. Aga noh, see, et sa seda ütled, et lihtsalt oma sõbraga saatesse jääda. Kui ma saaks kokku liita, ei kannata ja suss, ma paneks ta sinna nagu. Samad, aga sa pead kumma peame valima. Okei, paneme suss. Ja paneme jälle Kristo ette täna. Kristo on siuke rahulik. Suss, aga nagu kergelt suss. Aap on suss, ühesõnaga. Nii, järgmine inimene. Kas sa zoomid välja, kes siin on? Ma mäletan seda neiut. Mis ta tegi? Mis tema see catchphrase oli? Ta ütles fuck you. Fuck you mitu korda tünni sellest saunast otse kaamerasse. Ma ei tea ta nime, ma ei mäleta ta nime. Või sa ilmselt mäletad, noh. Siin pole variantigi, et sa ei mäleta, noh. Oota. Ära mähi. Ei, reaalselt, oota. Seal oli 2, nad olid sõbrannad. See oli see punapea, see oli Liisi oli see. Aga kes see oli? Ma ei tea, kas võite nimetada nii, nagu siis tahad. Ma ei tea, võtta talle nimina. Oota, see on piinlik. Tegelikult kas on? Pigem ei ole, noh. Pigem ei ole. No okei, vaatame järgi. Kas sa mäletad, miks ta üldse fuck you ütles? Nagu kus see tuli? Ma ei tea, ta tüppis mingi tünni saunast välja. Läks lihtsalt kettasse. Täiesti, miks sa no okei. Ei, miks see käib? Ei, ma ei taha. Ma olen seda laulu väga vähe kuulan. Oota, ta oli teises. Jep, ta oli siin. See on see legendaarne moment, kus ta näitas meile fuck you. Sel ajal, kui niinimetatud uued silm... Nii, nüüd saame nime teada, oota. Perit. Peritikene, no. Miks ma ei saa, ma tõesti ikka veel ei saa aru, miks sa meile fuck you näitasid nagu. Aga ta oli tore, ei või? Väga palju ei mäleta, pigem vist oli tore. Jah, ma ei võtta see nagu, ta oli siuke nagu kõrvaline tegelane, sa nagu ei väga jälgi teda. Oskar tõi ta sisse ja vaatas korra, et ei kannata ja läks minema. Ma ei saa öelda, ei kannata. Ei saa öelda. Suss ka ei saa. Suss saab lihtsalt selle fuck you pärast öelda. No samas võibolla see siis... Jaiks. Mul on siuke tunne, et sa tahtsid midagi muud öelda. Nagu, kui sa ütlesid, et ta on nagu
okei, ja näed ta seda fucki nagu näita seal lambist. Aga nagu võib-olla see It is what it is oleks siuke sinna Kristo kõrvale korra sinna asetada. Korra või? No me võime ta korra panna siia. No, aga siis see võiks jassi peal tagasi minna. Oleks ta pikemaks jäänud, siis ma oleks pannud It is what it is nagu. Üks kategooria toxic negativity võiks ka olla kuskil. Toxic negativity või? Kas meil on? Toxic/negativity, no. Kas me saame juurde lisada? Äkki ikka saad, no. Add a row below ja isi korras. Nii, toxic. Ja keset mängu veel juurde lisada neid ridasid. Aga vaatame korra listi üles, siis siit keegi toxic ei ole. Fuck you pärast on toxic. Fuck you pärast võiks olla. Miks? No miks sa teed nii tüdruk? Paneme toxic. Armast tore tüdruk ja teed nii. Jah, see on toxic. See oli väga toxic. Nii, liigume edasi. Ma arvan, siin on isegi sõnagi lausumata. Tee see liigutus ära. Ma teen ära. Epp Kärsin, siin ei ole mesigi, ma arvan, ja me ei hakka pikemalt siin peatuma. Epp Kärsin on ikoon, oli ikoon, on ikoon ja jääb ikooniks. Olettavasti ikka jääb, no. Muidugi jääb. Epp on aus, no. Epp on väga aus. Ja tema koolitused on veel ausamad. Kui keegi te arvate vastupidist, siis ma arvan, kirjutage mulle kommentaaridesse ja ma panen lihtsalt bloki teile. Teeb asja lihtsamaks. Nii, liigume edasi. Opa, nii. Vot see tüdruk oli see, kes korraldas bardaki. Talle korraldati bardaki ja pärast ta korraldas iseendale veel bardaki. Ma ei mäleta, mis ta nimi oli. Sa mäletad või? Ta on Baywatchis käinud. Ma tean seda. Aga... Ja see oli väga smooth promo, kui keegi ei tea. Reklaamipaus, kui keegi ei tea, siis Robin teeb Hiiumaal sellist baari või? Baari. Suvebaari nagu nimega Baywatch, nii et kui sa suvel oled Hiiumaal, siis you know where to go. Ühesõnaga, see tüdruk, ta tuli alguses sinna saatesse ja ta Victoria. Ei, Victoria on Victoria. Ei, Victoria sõimas ta läbi, ma tahtsin. Victoria sõimas ta läbi. Victoria sõimas ta läbi. Ta nagu, ma ütlesin, see tüdruk nagu, mul väga kahjudest. Väga kahjudest, ma mõtlesin, what? Ei, tehke nii nagu. Rõvedalt suruti. Ja läks minema sealt, vist isegi võib-olla mingi väikse pisaraga, eks ju. Aga ma nime ei mäleta. Aga siis ma mõned päevad sellest osa inimesest läksid vist mööda. Siis tuli tema reaktsioon. Sellele osale. Ja siis ta kirjutas mulle ka veel. Mis ta kirjutas? Ta kirjutas, et maru sussilt, et kuule, et sa oled suht famous vend, et võiks suga koos teha. Põhimõtteliselt midagi nagu... Cloud chaser, Okay. Niimoodi kirjutas ma. Ja ma expose-isin teda oma videos ja siis ta läks kettasse mu peale. Ütles, ma peaks presidendiks minema. Kus kohas? Sest et ma... Kus kohas sa käisid olema? Ma ei tea, inimesed kuulavad mu arvamust ja eks nagu arvamusliidrid peaksidki presidendiks hakkama. I don't know, aga võt see on täpselt see kategooria, kus võiks olla kõik koos. Jaiks, ei kannata, sus ja toxic. Ja ma paneks ta sinna. Davai. Aga me peame ühe. Aga ühe valime. Samas ta on täpselt see, et teeb OnlyFansi kui raha vaja, kui tal juba ei ole OnlyFansi. Ma ei tea. Ma ei oska otsida, ma ei mäleta, mis ta nimi on. Mingi väga imelik Instagrami nimi oli ka, ta oli suht raske üles leida minu arust. Ma tõesti ei mäleta. Aga... Ei tea, mina paneks päeva lõpuks toxic, no. Toxic, jah? Jah. Või sa ei paneks või? Ma arvan, siin on see, et ta oli Rannamäes, ta oli ohver ja pärast ta tegi ennast veits nagu natuke toituks. Ehk siis see nagu kuidagi balansseerib ära. Ehk see on võib-olla jaiks. Kui ta oleks nagu seal ka toxic olnud, siis oleks kindla peal toxic. No ma mõtlen, kas ta nagu selles ma mõtlesingi, et äkki oligi seal ka veits. Kas ma lugesin mingid stories ja asju. Need stories oli must miljon mingi hetk. Aga nagu, ma ei tea, äkki paneme jaiksi siis. Paneme jaiks. Võib-olla see on aus. Ära me paned toksikusse. Ma räägin, kui ta oleks seal ka toksik olnud, siis oleks pannud. Jätkame. TikToki Hanna. Mõtle, ta ei olegi Rannamäe Hanna, ta rohkem TikTokide Hanna lihtsalt. Ja Hanna käis Kalvi Kallega Tinder date'il meil siin Tubli saates. Aga Hanna kohta siin ei ole pigem midagi öelda. Jaiks ei kannata suust, toksik on välistatud. Hanna tegelikult tundub väga tore inimene. Jah, tõsi. Iriis või riis, võib olla. Nagu see Iriis oleks võib-olla siis, kui ta ei teeks enam võib-olla midagi, ta ei oleks nagu pildist, ta proovib kuidagi teeb miskit. Ja me ei saa öelda, et ta teeb seda ju halvasti, ta teeb seda üpris edukalt, et ta on jällegi nagu tagasi kuidagi. Mina näen oma For You page kogu aeg, kuigi ma ei jälgi teda aga mul on algoritm ka väga paigas selles mõttes. Ma arvan, siin on kategooria, mida ma ei ole veel kasutanud, mis vajab täitmist. Tulista. Ja see on
teeb OnlyFansi, kui raha vaja on. Nagu meil Aus. neid Võib-olla nagu neid rannamajalisi on juba vähe OnlyFansis ja need ei ole ainult naised, kes seal OnlyFansis on, siis ma arvan, Hannal on ka õige aeg liituda. No. Jah, ma olen nõus. Rannamaa hooaeg 2, kas sa tead, kes see vend on? Kontroll küsimus. Ma tean. Vihjeks nii palju, tal oli väga kuulus entrance lause. Hello. Aga ma tean seda, et ma ütlen selle, ma ei tea ta nime, ma ei mäleta nime. Jaanek oli, jah. Nii. Ja Janekule meeldisid naised ilmselt. Väga hullusti meeldisid naised. Liiga palju oli tõesti. Aga no samas Janek oli nagu pull. Ta oli nagu kinovenna. Jaa, naljakas. Veits cringe oli korraks, aga... Temaga julgeks enda raist ühte ruumi ette. Ta läheb kohe kabistama. Aga tead, mis kõige naljakam oli see, mis ma jäin mõtlema ise ka ja mida ma oma selles Rannamaa videos ei kommenteerinud ka. See oli see, kuidas Janek vaata algus seal tolleras ringi ja ta oli suht kännuämblik, vaata, kus ta tegi mingi striptiisi selle värki juba ja ta lõpuks jäi ennast nii auku ära, ta oli nii küpsis lõpuks, et ta isegi seal, mis seal lõpurivistus neil oli, vaata, ta lihtsalt ei olnud seal kohal. Oota, mul on küsimus. Kas see oli see vend, kellele tead, et sa oled Rannamäe peole ja ta võttis ujumispüksid kaasa või? Vist oli, mingi siuke teema oli. Et tal on ujumispüksid kaasas? Minu arust olid küll, jah. Väga. Aga no lihtsalt see oli see moment, mis mul jäi nagu too aeg siis selles Rannamäe episoodis nagu kommenteerimata ka, et ta lihtsalt ei jõudnud sinna lõpurivistus, et ta oli liiga küpsis nagu. Ja nagu selles suhtes ta on lihtsalt kinovenna. Ma arvan, ta tegi päris head huumorit seal. Muidugi veits, ikka natuke piinlikust ka, aga... Äkki peaks Janeku kutsuma järgmisele enda mingisugustele saunaõhtule. Janek räägib. Ma slaidin Janekule. Hello. Aga ma ei tea, mis me paneme siis. See on nagu... Ei, no veits kannatab, ma arvan. Meil on nüüd võiks veel üks kategooria olla. Meil ei ole seda, et kinovend või nagu pullimees või nagu, ma ei tea. Jaa, aga nagu samas, kui me võtame nüüd selle pealt, siis ma võtaks juba Silverile ka uue kategooria. Mis sa paneks Silverile? No Silvert ikka pigem kannatab. Silver on ikka... aga ta ongi veits kannatab, eks me ütlesime ka, et ta kannatab, et nagu me teame teda hästi. Okei. Ühesõnaga, paneme lihtsalt selle pärast, veits kannatab või? Ei või? Ei hakka uut kategooriat tegema. Kurat, see on siuke... Oi, mitte. See oli saatus. Aga veits kannatab. Veits kannatab. Seekord lihtsalt puhtalt ma arvan nagu selle contenti mõttes, mis ta tõi meile nagu. Järgmine tegelane. Helena Klaar. Robin, kas sa tahad öelda Eesti rahvale? Kas see isik nimega Helena Klaar kunagi slaidis sulle DM-idesse ja mida ta sulle kirjutas? Helena Klaar ei ole slaidinud mulle DM-idesse ja ta ei ole mulle mitte midagi kirjutanud. See jääb iga enda otsustada. Teeme mängu. Robin valetas siin suu suitses, aga Helena Klaar slaidis talle DM-idesse. Aga ma ütlen, mida ta slaidis. Kommenteeri all, et mida siis Helena Klaar slaidis Robinile DM-idesse. Ma ei taha teada, mis tuleb. ja kui sa ära arvad, siis ma ei tea, jällegi merch läheb laiali, nii et kirjutama. Ühesõnaga, Helena Klaar. OnlyFans on olemas, mida ta ütles, et ta kunagi ei tee. Ütles ta seda päris? Ta ütles seda konkreetselt. Kus ta ütles? Kurat, minu arust ta isegi ütles mulle seda. Äkki võib-olla ta isegi podcastis ütles seda, et ta ei tee. Ja võib-olla ta ütles igal pool seda, ta ei tee. Ühesõnaga, ilmselt coin sai otsa mingil hetkel. Coin sai otsa, ehk siis teeb OnlyFansi, kui raha vaja, siis tegi selle ära. Mis nüüd siis? Ma ei tea reaalselt. No tegelikult ta on nagu chill. Ma ütlen, et ma ei tea. Ma reaalselt ei tea, kas on ikka. Kas on normaalne või? Ma ei tea, vaata. Minu nagu see mõte peatub kahe kategooria peale, et kas Iriis või Iriis. Ja ma arvan, ta sobiks suure Kristoga sinna väga hästi, sest ta tegi temaga koos muusikavideo. Või siis ta sobib kuskile sus-kategooriasse või jaiks kategooriasse. Ma ei tea. Tahaks nagu võib-olla kuri olla, ma ei tea, las Iriis või Iriis. Iriis või Iriis, ole lihtsalt. Lihtsalt ole. Lihtsalt ole. Ma arvan, ta on nagu täpselt, et nagu Rannamäelt sai enda sotsiaalmeedia, ma arvan, kõige paremini huugama. Huugab küll vist. Huugab, praegu ongi täpselt siuke, et Iriis või Iriis. Jah, las olla nii. Nii, järgmine. Peritise Branna Liisi. Tead, mis kategooria võiks olla veel?
nii . mõttetu poisike . mõttetu poisik . sest et vaata Liisil oli minu arust no ikka väga vähe mingeid nagu , tal oli selline , ta ühe fraasi tegi selle nii äge , see oli naljakas , aga sul oli isegi merchi peal see . see on merchi peal jah , ma kasutasin selle ära , rõvedalt coin'i lihtsalt . ühesõnaga Liisi . ma ütlen jälle , mina ei jälginud ta nii palju , noh . ei no kui seal ei olnudki midagi jälgida , seal oli lihtsalt , ta oli Peritiga lihtsalt 2 päeva seal ja siis võib-olla 1,5 päeva ta lihtsalt saadeti minema . Seppen ei kannatanud enam . Seppen on aus , noh . Seppen on väga aus , noh . äkki on suss siis või ? ei ole suss . mis ta suss on ? ma ei tea , miks Seppen ta ära saatis . minu arust , ma ei lihtsalt ei kerinud Seppenile. lihtsalt ei kerinud vist jah , aga teeme lihtsalt uue kategooria . paneme siia add a row below . mõttetu . no pane üks laulujupp ka siis . poisike . saad ka sõnu ? sa oled esimene vend , kes kuulis seda . see pigem on see sisutuna . pigem väga sisutuna . see on sisutuna . ja ma arvan , Liisi läheb siia , sest lihtsalt nagu ei olnud midagi , ei olnud midagi tal Rannamajas , lihtsalt jäi väheks seda content'it all . jah , ma olen nõus . nii , järgmisena Rannamaja Oskar . Ossu . just kenasti veedab aega praegu kohtuvahet . jah , vist on pigem on päris pahasti . pigem on pahasti . pigem on vist pahasti . seis on halb , noh . seis on väga halb ja jällegi kohtu asjadega seotud inimene , ma ei tea . see on karm , see on suss muidugi , noh . väga suss , arvestades ka , millega ta oli seal suss . see vist Aga kui arvestada- väga naljaasi vist . see ei ole naljaasi jah , aga kui arvestada Rannamajas ta oli ikka , tegelikult mulle Rannamajas ikka lõpuks meeldis , noh . ta oli see vend , kes ikka hoidis kogu aeg korda ja inimesed veits kuulasid teda , ta oli nagu kõigi see sõber , minu arust vähemalt . ja ma olen nõus . nii et väga raske on nüüd , mis rada pidi me lähme . aga kui me võtamegi seda , et võtame ta eraelu Jah. või võtame tema content'i või tema Rannamaja seiklusi , eks ju . no me oleme pigem , noh Tiido kohta me võtsime ka kohtumaja selle , aga samas ta oli Pigem seal ka , ta oli see- ei jaa. oot , samas ta oli Rannamajas ka suht suss . oli muidugi , noh . aga kui me võtamegi siis selle Rannamaja arvestades , ma arvaks veits kannatab , ja . sest ta reaalselt hoidis seda kuradi satsi koos , noh . ta tegi ju seda , legendaarset . aitab küll , no ma räägin , see on veits kannatab , tegi meeme veits meile ja hoidis satsi koos ja ega sul palju rohkem vaja olegi . nii , järgmine mees . saad aru ? no see oli legendaarne , ma mäletan , tee tutvustus ära , kes see on ma . mäletan , ma vist , me ei saanud keda nime teada , Millist? aga vot see tüüp , seda tüüpi , jaa . aga kummas mõtlesid , seda või ? jaa . ei , see Veiko on siin . okei . ühesõnaga , ta oli Veiko sõber jah . ja see vend lihtsalt jääb telesse igaveseks meelde sellega , et ta siis imiteeris , kuidas ta Veikot suhu võtab . ja siis sa tegid koos seda Hitleri kõnnakut ka . aga muidugi küsimus . Andrei , kui küpsis see peaks olema , et sellist asja hakkaksid tegema ? ma peaks ikka ole... väga küpsis , präänik olen siis . aga see ei ole reaalne . ei ole reaalne . nagu , kus sul tekib siuke tunne , et sa lähed lihtsalt sinna ja imiteerid sellist asja nagu . ja siis paned Hitleri kõnnaku otsa . aga mis me teeme , tegelikult see oli nagu , jällegi see oli content , see oli naljakas . kui me võtame lihtsalt nagu seda tagajärge , see ei ole üldse naljakas , ma arvan . aga Rannamaja mõttes jällegi , ma ei tea , mis me teeme . Jaiks . see oli naljakas , noh . see oli väga naljakas , reaalselt , nagu päriselt , see oli väga-väga naljakas . nagu ma südamest naersin . nagu päriselt südamest naersin selle asja peale . aga ma ei tea , mis teha . siis okei , hakkame välistama . Toksik ei ole , suss . no kui sa ikka teleeetris niimoodi teed siukest asja , liigud see veits suss , aga no okei , suss ei ole , ei kannata . kannatab . Jaiks . see on siuke 50-50 . Iris or Iris . ka ei ole päris see . aga jah , pigem ei ole . Veits kannatab. Veits kannatab . ma arvan , et veits kannatab . no see on sisu , noh . kas me tõesti paneme veits kannatab kategooria alla selle tüübi , kes siis Veikolt põhimõtteliselt imiteeris , kuidas ta suhu võtab ja tegi Hitleri kõnnakut ? kas me teeme selle ära või ? oota , ma mõtlen . Iris või Iris oleks selles mõttes nagu . lambina , see ei ole midagi , see on nagu . jaa , aga nagu sa vaatad seda ära , sa naerad , oled naerukämps ära , siis sa oled nagu mingi . no olgu , tehke , mis tahate . ei tea , noh . mis me teeme siis ? see liigub ikka sinna veits kannatab poole , see oli naljakas . okei , paneme ära . see saab puid , ma arvan , aga veits kannatab .
No nii, järgmine vend, Seppen. Kas meil on jällegi küsimus sinna? No, arvad, et ikooni alla või? Miks ma ei peaks seda arvama? Ma ei tea, no ta on ka kadunud poiss ikkagi, ei ole või? Aga tema oli ka siuke nagu teistsugune ikkagi, vaata, ta oli siuke nagu siuke cool tüüp. Ei, ja ma mõtlengi lihtsalt nagu Rannamäe mõttes lihtsalt, ta oli 4 episoodi seal, aga ikkagi lõpuks kõik olid mingid Seppen. Jaa, oli küll, true, ma olen nõus. Ja nagu lihtsalt selle contenti mõttes, see, kuidas ta suhtus nagu nendesse, kes seal olid, see on veits ikooni vääriline. Jah, okei, pane ära. Paneme ära. Ma ei laseks sul mitte midagi muud Steppenile panna. Nii, kes seal on meil? Tanel Rentik siis. TikToki Tanel on Mis TikToki Tanel? OnlyFansi Tanel. Läks juba meelest ära. Ma räägin, siin ajad liiguvad nii kiiresti, et... Ei või järgi pidada reaalselt. Aga Tanel? No ütleme nii, et Hanna kategooria ta juba on olemas. Jaiks ei ole, ei kannata ei ole, väga tore tüüp on tegelikult, Suss ei ole, Toksik ka ei ole. Okei, kui me võtame Rannamäe jällegi, siis ma arvan, ta sobib siia, sest tegelikkuses Rannamäes ta ei teinud mitte midagi. Olgem ausad. Ta isegi ei kabistanud kellegagi. Ta ei kabistanud, ta isegi, ma ei tea, kas ta üritas, aga ta oli see legend, kes läks Hannaga ja Helenaga läks koos teidile ja siis ühe jättis lihtsalt kuskile ootama. Helen istus terve päev, kiikus terve päev kuskil. Ma arvan, et mõtlete poisike. Lihtsalt Rannamäe mõttes arvestades, et ta ei tee mitte midagi seal. No nii, järgmine legendaarne mähkar ja selleks on muidugi Toomas. Mina ei tea, mis Toomasega teha. No Iriis oleks nagu loogiline, sest ta kasutab seda lauset kogu aeg, aga ta ei ole Iriis. Ma vaatan neid kategooriaid. Ta ei ole Iriis. Ma arvan, me peaks vaatama sealt, mis on alapoole mõttetu poisikest nüüd. Toomas tegi. Ta on täpselt see, et mina ütlen seda, et ta on ei kannata ja Toksika vahel. Sest arvates seda, mis ta seal mu podcastis ütles, see oli karm. See oli väga karm. See oli see tunne, kui sa ütled, et inimene ei taha olla kuskil, siis sa ei taha seal istuda seal stuudios. Kui te olete pederast, siis lihtsalt öelge, et te olete pederast sõna otsa mõttes nagu. Nii et ärge kartke midagi, olge see, kes te olete ja teil pole midagi karta, nii et ei, ma räägin mitte nüüd teile, sest te ei ole ilmselgelt, aga ma räägin need, kes on, et teil pole midagi karta, kui te olete, siis käsi üles. Toomas, sa said praegu mingi -500 karmapunkti juurde. Arvestades seda, kuidas ta seal Helenaga käitus ja kõikide teistega, mis ta rääkis. See oli halb, jah. See oli halb, ehk siis see nagu, ma arvan, ei kannata. Samas ta tegi contenti ka ikka. Ta tegi ikka pulli. Kui ta ei oleks olnud, no. Ja siis kas Rannamäe oleks ja see Rannamäe on? Täpselt. Okei, see on väga raske praegu. Aga sul on ju 2 pilti. Paneme ühe siis ei kannata ja teisem on Toksikus. Davai, korras. Ei kannata Toksik kombo on ka Suss, et selles mõttes ta põhimõtteliselt seal jälle. Ma ei tea, miks küll siin Mart pani meile 2 pilti, aga... Ilmselt teadis, et mitte täpselt. Veiko. Legendaarne Veiko, kes oli siis Vikiga siin koos korraks. Veiko sellest... Veiko on selle tüübi sõber. Jaa, aga kas Veikoga oli see, et talle meeldis Victoria alguses või? Ma arvan, ta jõi natuke ennast üle. Hommikul ärkas avast, et sorry, aga nüüd on nagu... Siis sai vist reaalsust aru, jah? Okei. Veiko. Ma ei tea, mis Veikost arvata. Veikost ei ole ka midagi kuulda olnud. Meil on kõik kategooriad täidetud. Aga samas ta mõttetu poisikesest teda lugeda ei saa. Aga Andrei, nii. vaatad, seal on üks meem. Sa vaatad suuremast hetku avastad ennast telesaate pihitoolist, kui mõistad, et oled ennast tõsielu saatesse joonud. See oli Veiko in a nutshell reaalselt. See on nii väike, ma ei näe lugeda. See oli Veiko in a nutshell. Aga samas, tegelikult on loogiline see, et ta tegi contenti, ta tegi samamoodi, ta siis andis oma sõbrale imiteeris suhu andmist. Ja ta oli ka Hitleri kõnnaku osaline. Ma ei tea Veiko, nagu ma ei oska. Aga samas on see, et kui me panime lihtsalt see, et ja tema vaata jäi veel sinna ja tegi veel veits nagu pulli, kuni ta mingi hetk sai kaineks ja sai aru, kus ta on. Ehk siis tegelikult, kui me panime ta sõbra veits kannatab, siis ma arvan, me peame tema ka panema veits kannatab ikka. Jah, ma olen nõus, paneme. Oled nõus? Ja ma olen nõus. No paneme siin, paneme natuke isegi ettepoole. Veiko nagu... Veiko oli aus. Normaalne, rahulik. Ma olen isegi kirjutati ka kommentaaridesse, et kuradi Veiko on liiga normaalne selle saate jaoks. Ma arvan, see oli suht tõsine. No nii, legendaarne Victoria. Alustame kohe faktidest. OnlyFans on tehtud. Oota, palju meid on siis juba? Merilin Naul on OnlyFans. Victorial. Ei, Hannal ei ole.
Hanna hakkab tegema, kui raha vaja on. Merilin, Victoria, Helena, Tanel on veel keegi, pigem ei ole vist. Mitte, et me teaks. Mitte, et me teaks. Võib-olla sellel tüdrukul on. Aga see on isegi suht reaalne. See on isegi suht reaalne tegelikult. Okei, ühesõnaga Victoria, me oleme praegu Victoria peal. Ja Victoria on, ma arvan, see vend, kes tegi ikka nagu ka ikka, kui teda poleks olnud, oleks Rannamaja ka ikka see on. See ikka tegi, ta tegi ikka legendaarseks selle Rannamaja see hooaeg. Jah, ma ei tea, nagu Victoria on jällegi täpselt see tüdruk, et sa oled 1 päeva koos võitnud, sa oled 5 päeva puhkust. Sa reaalselt ei jaksa, Sa oled väga vesinud. Mõtleme Rannamaja peale. Ta tegi contenti. Tõsi. Me saime meeme. Tõsi. Vahepeal ei kannatanud. Tõsi. Riipsmed olid lappes. Lehvikud. Kes oleme meie kommenteerimas? Kes me oleme kommenteerimas? Riipsmed. Täpselt, No, ma ütlen, et ma ei tea, oleks 3 pilti, vähemalt ma paneks ta 3 erinevasse praegu ära. Millisesse paneks? Mis oleks top 1, mis sa paneks? Ma ei kannata, Mina ei kannata. Ei kannata või? See on väga strong message. Ardet on strong või? Nagu samas ta tegi contenti, see on okei, aga jällegi nagu vaatasin teda seal, no ma ei tea, No ta oli toksik ka ikka vahepeal, see samuse tüdruk oli toksik. Jaa, väga toksik. Ma arvan, siin kohal võime öelda lihtsalt seda. Ja sa teed erinev kategooria. Paneme ta ikoonidesse. Ma pidin südari saama reaalselt praegu. Aga meil on Seidi, meil on Aada, meil on Eppe, meil on Seppen. Ja sa tegeled sellise asjaga. Okei. Paneme ta jaiks või? Andrei. Jah. Aseta. Asetan või? Asetan. Oled nõus minuga? Ma olen nõus suga, Ma loodan, et vaatajad on ka nõus. Aga samas jaiks nagu lihtsalt, ma päästan teda sellega, et ta lihtsalt tegi meile nii palju seda rõõmu selle contentiga. Ja nii, nüüd on... Kas sa tead, kes need on? Ei tea. Kahjuks ei tea. Tutvusta mulle. No vihjeks nii palju, et nad olid lõpupoole tulid. Lõpupoole? Mis on lõpupoole toimus üldse? Täpselt. Mitte midagi toimunud seal. Aga see oli see mingi vallaliste pidu. See oli siis... mis ta nimi oli? Ta oli ka mingi... Ta oli mingi Toris või? Ei olnud Toris või? Toris oli küll tuttav. Jah, mingi Toris oli. Toris oli või? Tore. Ei, Toris. Oota, kellega ta oli siis? Ta oli Oskari, aga ta oli Oskari sõbranna. Eks nagu Oskar teadis teda varem ja ta lihtsalt nagu võttis ta ka Maia kaasa. Aga samas nagu Toris ei teinud mitte midagi. Ta lihtsalt vaatas seda olukorda peal, lihtsalt naeris selle. Ta lihtsalt oli. Nii, aga siis ma arvan, nagu see on mõttetu poisik. Mõttetu poisikene, muidugi. Siin ei ole mitte midagi. Ja viimane inimene, tead, kes see on? Ei tea. Kes see on? See oli ka, kes tuli sealt samalt pealt, kus tuli Toris vist. Toris sõbrannad siis? Ei, tema oli outsider, aga ta oli siis Taneli. Ta oli see, kes Tanel tõi ta majja ja siis Toomas kabistas ta pärast. Oli Toomas, lõpeta ära. Kuule, tead, mis ma vahepeal kuulsin? Nii. Toomas on naise endal saanud. Toomas, jaa. Toomas pidi suhtes mees olema. Aga selles suhtes, et nagu, kui ta juba ühe naisega koos on, see ei tähenda, et talle teised naised ei või meeldida nagu. Jah, ta ju... See, et on uued teksad osab, see tähendab vanad ära viskama. Oli Toomas, aus. Sama, Aga Karmen siis oli vist tema nimi. Karmen. Vaata, ma ei tea, kas me saame nüüd öelda isegi, kes ta on mõttetu poisike. Sest et kui te kordate sükest bardaki, et ta läheb Taneliga majja ja siis ta lihtsalt kabistab Toomast pärast. Ma ei tea reaalselt, Mis see temast teeb siis? Sussi ikka. Veits on suss. Ma arvan, ma ütleks, et ei kannata ka, toksik on ka, aga pigem on ikka suss. Ei kannata võiks nagu olla see, et sa ikka tead inimest juba pikemalt või nagu näed, millega ta varem kauem tegelenud, et siis sa saad nagu hinnangu anda, et see suss on nagu esmapillu põhimõtteliselt. Lihtsalt ma arvan selle käitumise pärast paneme suss talle. Kas ma olen nõus? Jaa, aga mingi üks viimastest episoodidest... Pane ta ära. Paneme ära. Ja see on viimane meil. Nii. Ja kõmdi. Nii. Viimase episoodi, mis... Kes Toomasega ühte tuppa läks ja siis talle aknapesu tegi? Hambapesu? No kes see muu olla saab? Sama oligi või? Ei, Helena. Mul see läks üldse... Mul läks täiesti meelest ära. Vana hea Helena. Siis on Helena ka samamoodi suss, kui ta sükest asja teeb. Okay. Aga kui me panime Karmeni selle samuse põhjuse pärast nagu sinna suss kategooriasse, siis ma arvan, me peame võrdväärsuse mõttes, me peame Helena ka ikka siia sussi kategooria alla tooma. Ja ma arvan, sellega on kõik. Vaatame korra üle. Ikoonid. Seidi, Aada, Epp, Seppen.
Ideaalne. See on ideaalne. See enam paremaks ei saa minna. Veits kannatab Silver, Jaanek, Oskar, Veiko ja Veiko sõber. Iriis või Iriis, ma arvan, see on väga täppi pandud. Suur Kristo, teeb OnlyFansi kui raha vaja. Hanna Pärtel. Mõtete poisike, Liisi, Tanel, Doris. Nõus. Jaiks, Kerli. Nime ei tea. Victoria. Ei kannata, Merilin Au, Toomas. Nagu Merilin Au on Toomas. Nagu tuuos, et teha ma olin Merilini ka veits, nagu võib natuke liiga karm, et tegelikult Merilin, tegelikult on tore tulnud. Sa pead oma sõnade eest seisma. Aga ma seisangi, aga lihtsalt ma ei ütle nagu tahan võib-olla nii karm olla, et Merilin, ma saan hästi läbi Meriliniga, sa tead ise ka. Ja siis ütled, et ei kannata. Aga samas ei kannata ka. Ta teab ise ka seda nagu. Ma arvan küll. No siis jätame sinna. Sus, Hendrik Tiido, Aap, Väike Kristo, Karmen ja Helena. Ja Toksik, Liisi ja Toomas. Kahekordselt lihtsalt teeme talle. Marta läks mind panna siin 4 pilti igale poole. Mõndasid tahaks küll siia ikka mitmesse kategooriatesse ära jaotada. Aga ma arvan siinkohal kõik. Paneme save and download. Download image. Ikka mälestuseks ka, enne. Aga oota, ma mõtlen, et tegelikult siin seda saab vist kuidagi jagada ka. Ma äkki jagan teile ka, siis saate ise ka selle tier list ära teha. Aga kas midagi? Ma arvan, selline meie see tier list video sai. Rannamaa ja Raju Reede, siis lõpuks ometi. Juhuu! Ma arvan, lõpuks 8. episoodiks ma olen täiesti surnud juba lihtsalt nagu. Seda ei kannata. Aga Raju Reede siis hakkab pihta varsti. Olge valmis. Ja ma ei teagi. Eesti laul ka varsti tulemas. Robin, lõpetuseks. Ma arvan, teeme selle, et kui eelmine kord Henry siis viis välja tegi selle outro, siis ma arvan, ütle seda, mis sa tahad öelda ja siis lõpeta tee see väike outro ära. Ühesõnaga, Andrei, aitäh, et kutsusid. Seda asja teha, no fucking naljakas, seda ei kannata. No. See oli väga tuus, aga ma ei tea, minu poolt ka, et kui sulle video meeldis... See on vale kanal lihtsalt, ma just sain. Fuck, ei kannata seda. Sa olid nii valmis seda ütlema. Ma arvan, sa tead, ma ütlen seda. Teeme Robinile 1000 followeri täis. Robini Instagramis siin. Ja väike outro. Ühesõnaga, mina tänan. Ma rohkem viitsi. Aitäh. Tšau, paka. Tal hoidan silmäveä, kuis minä oma veaksen, kui nii ma veel ei tea. Küll sa veel ei tea, ma näitan, mis nüüd saab, lihtsalt tule minuga. Ma neist pidi valima, või meeldi sain, ma vaatan mingi kaugus, ümber on see lahing, sest suuda jääb kinni, aga keele ei lahing. Kõrtsin, et see peab läheb suuremaks niimoodi ja kahjuga lahi. Kõik, mis meeldib teistel on savi ja mu vingvel on seerel nagu vari. Lihtsalt praegu ma jakundan, et veel on terve kari, läheb plaaniks vaadata enda juurde taida. Ma ei tea, kas klubis valikud on parimad, kes ei proovi siis teada seda kõike. Okei, see blond, aga see on veine, kui ma vain ja Tal hoidas silmäveä, kuis minä